oi, meie siin kuskil keset mingisugust platsi tegemas kärmelt ühte videot, sest et tuleb teha. Davai. Tere õhtust meie poolt. Meil oli tegelikult, miks me üldse kokku saime siin? Meil ei ole aega isegi kokku saada enam. Jah, me tähistame Koralli sünnipäeva pargipingil. Jaa, okei, me käisime ennem söömas ka T1-s. Kus me käisime? Tillis. Ribis. Ära vehi sellega nii palju. Ja 2 aastat on täis saanud, päris kiiresti läheb see aeg, on ju. Ja mõtlesime, et istume korra maha, mõtleme sellele ajale, mis me siin kõik teinud oleme, kuhu oleme jõudnud. Ja ma ei tea, kuhu oleme siis jõudnud. Filminud. Selles mõttes, et publik, silmapaarid igal pool, pöörame teistpidi, see influenceri elu ei ole üldsegi kerge. Et kuhu me oleme siis jõudnud või mis me oleme aru saanud, ongi võib-olla see, et meie kõige suurim väärtus Korallis, meie mõlema puhul on siis meie energia, meie enda särasilmsus, ellusuhtumine ja positiivne hoiak üldse elus, et ma ei tea, ma arvangi, et see on nii oluline klientide puhul ja mis veel? Sa oled kuidagi jube all. Sa oled must tegelikult pikem. Ja et me oleme viimasel ajal üldse klientidelt ja kõikidelt, seda me peame hoidma siin niimoodi, ärge öelge miks, aga me peame. Ühesõnaga, see on selle aasta trend. Et miks me ise arvame, et meie energia kõige nagu tähtsam on see, et me oleme, ma arvan, mingi 5 või 6 inimeselt selle suve jooksul juba kuulnud, et kuule, et Keili ja Helena, et nagu te lihtsalt nagu matchite nii haigelt hästi nagu. Või siis nagu, näiteks Vahur Singa ütles meile, et ma tulen siis nagu rääkima juba puhtalt sellepärast, et I fucking like your energy nagu. Ja. Et nii nagu tore, et inimesed seda nagu tähele panevad. Ja see on, ma arvan, meie kõige suurem nagu trump siin, peaks ütlema. Ja vaata, lennuk läheb. Ühesõnaga. Ja mis me nagu 2 aasta jooksul üldse teinud oleme, ongi tegelikult see, et me oleme nii palju ise õppinud, nii palju arenenud, leidnud, saanud, tutvunud superlahedate inimestega ja sõlminud koostööd megalahedate ettevõtetega, kes on nagu andnud meile mega palju võimalusi, praktiseerimist, arenemist ja usaldanud nagu üldse meie kätesse, on ju. Et jah, meil on küll mingid oskused olemas, ma ei tea, mitu aastat siin sul 8 aasta jookseb, on ju. Mul äkki, ma ei tea, 4 alles on ju. Ma ei tea, kas... Ja ma alustasin juba enne, kui ma 18 sain. Startupis alustasin. Seda nime vist ma ei tea, ma ei tohi vist öelda. Aga jah, et juba ma arvan, et 8-9 aastat turundustausta siin pool kindlasti. Aga ma arvan, et see arenemine on ikkagi toimunud praegu puhtalt Koralli aja jooksul. Ja võib-olla selle aasta jooksul või poole aasta jooksul kõige suurem on ja just see, et nagu mais, okei, me räägime siis sellega ära, et kõik ei ole nii lilleline ja nii tore alati, et mais oli päris raske Keilil ja ka mul olid isiklikud asjad, et koolisess ja kõik selline kõige raskem aeg on ja aga maikuus, kui mina kadusin ära, ütlesingi, et ma keskendun koolile ja ma ei saa võtta lihtsalt mingeid projekte sellepärast, et mul lihtsalt vaimne tervis võib-olla ei pea vastu, et praegu on ääre peal, on ja kui ma veel võtaksin, siis ma ei tea, kuhu ma jõuaksin endaga, siis tegelikult tuligi kõige rohkem töid sisse, et tuli üks suur klient meie alla ja kuna Keili rannis seda sotsmeediat nii hästi, siis see bränd usaldas veel 2 all brändi siis sinu kätte veel, on ja et ja sul lihtsalt koormus kasvas nagu kolmekordselt. Ja eks siis meil tuli nagu tegelikult niimoodi, et kõige keerulisemal ajal tuli siis kui me tahtsime slow downida. Me tahtsime slow downida ja meil tuli 3 sotsmeediat juurde ja see oli meie jaoks nagu siuke, et kas me nagu pushime siit läbi või ei pushi, siis lõpuks oligi see, et Helena ütleski mulle nagu, et sorry Keili, et see on praegu see koht, kus ma tõesti nagu kaon ära ja mul ei olegi midagi teha. Ilmselgelt ma olin pahane, ilmselgelt ma olin kurb, tundsin ennast nagu halvasti, aga me rääkisime umbes 800 korda uuesti üle, et me saame sellest üle ja me saame hakkama.
aga see Ja oli tegelikult nii ongi. niimoodi, et enne seda, kui see suur projekt tuli, ma ütlesin juba, et ma kaon ära, vaata. Ja siis need järjest tulid mitte sellel ajal, kui sul oli nagu 3 projekti korraga, siis ma kaon ära, mitte see on ju, vastupidi oli. Aga siin me oleme. siin me oleme. Me oleme praegu augustikuus ja hakkame tegelikult siin veel minema. võib-olla uuesti kooli minema ja veel suuremaid samme tegema. Ja igatahes on lahe olnud ja on raske olnud, väga raske on olnud tõesti viimased kuud. Ja mis on kõige raskem? see, ma tahaks tsiteerida sind, mida sa kuskil kirjutasid, et see, kui mul on nii külm juba, ma värisen reaalselt, et see, kui et üks inimene mõni päev annabki nagu 100% ja teine inimene samal ajal näiteks istub palmi all ja sööb, ma ei tea, jäätisekoksi nagu. Et nagu see ongi kõige suurem nagu see, et sa suudad leppida sellega, et mõni päev üks annab ühe panuse, teine päev teine annab teise panuse. Et sellega nagu leppida. Et see, kui partner ei ole olemas ja kui sa teed 100 ja ma teen 0 näiteks. Jah, et nagu see oli nagu keeruline, aga õnneks oli nagu väga suur tugivõrgustik ümber, kes ütles, et davai, et me teeme seda ühise eesmärgi nimel, et vahet ei ole, kumb teeb nagu rohkem, et me teeme seda koralli heaks, mitte nagu mina ei tee seda enda jaoks ega Helena ei tee seda enda jaoks, me teeme koralli jaoks. No ilmselgelt nagu lõpuks iseenda jaoks ka, aga see on meie mõlema isiklik areng ka on ja jah, me teeme koos seda, aga nagu kui palju me siin koos või isiklikult ise ka areneme, et ja, et ma tahtsin midagi veel öelda väga tarka. Ma ei mäleta. Aga jah. Teeme otse kokku siis. Aga et on väga tore olnud, aga et ja osad inimesed on küsinud, et millal meil YouTube'i comeback tuleb, aga teate, meil on nagu super kiire praegu ja võib-olla ühel päeval võtame selle ühe päeva, kus me suudame jälle mõned videod filmida, aga võib-olla vaatab, mis see elu meile usaldab siia kätesse. Ja ma arvan, et detsembris kuulete suuremat kokkuvõtet või võib-olla jaanuaris on ja kogu aasta kokkuvõtet, et mis me siis saavutasime ja mis me tegime ja mis olid kordaminekud, mis olid ebaõnnestumised, kõik see on ja et kuhu edasi. Vot, aga tänaseks tõmbame otsast kokku ja tšau! Tšau! Adio!